hommikust, käes on teisipäev ja mina suundun trenni, täna on nii ilus ja soe ilm, nii mõnus. Lähen teen ühe jalapäeva. Trenn oli väga mõnus, tegin lõppu veel ääbse ja ühe pika seljavenitluse, sest mul on viimasel ajal selg kuidagi veits valus ja ma võis muretsen, sest homme on Poola minek festivalile ja ma mäletan, kuidas see 2 aastat tagasi oli. Kes oli siis minuga, siis te mäletate ka, mul olid jubedad seljavalud ja ma juba lihtsalt ette kardan. Aga igatahes nüüd ma lähen koju ja siis ma räägin teile oma dilemmast. Nii, ma jõudsin nüüd koju ja ma tegelikult tee peal vist otsustasin oma dilemma osas ära. Ühesõnaga, täna on lihtsalt nii ilus ilm ja ma tunnen, et ma ei ole jõudnud üldse siin Eestis nagu neid ilmasid nautida, ma ei ole päevitamas saanud käia, kogu aeg mul on midagi teha. Ja tegelikult, nii ka täna, et mul on homme ühe koostöö tähtaeg ja homme hommikul ma lähen juba Poola festivalile, ehk siis täna on vaja see nagu valmis saada, mul on nagu materjal 95% filmitud, mingi üks väike klipp oleks vaja veel teha, aga muidu on nagu olemas. Ehk siis ma mõtlen, et ma teen praegu kiire lõunasöögi. Mul on veel oma La Dolce Vita peost järgi mingid materjalid, mis tuleks ära teha. Nii et ma teen ilmselt seda sama barbipastat, mis ma eelmises vlogis tegin. Sest mul ongi veel fetat, peeti, kookoskreemi, gluteenivaba pastat, kana. Ehk siis ma teen selle pasta ja siis ma sõidan randa. Ja kuskil 1,5 tundi, 2 tundi äkki saan olla. No vaatame, kas ma üldse viitsin nii kaua olla, aga ma arvan küll. Ja natukene ma saan rannas ka mingit tööd teha. Võtan akupanga kaasa. Ja siis ma tulen koju. Lõpetan siis selle tööga ära. Panen ennast valmis ja õhtul mul on veel üks üritus. Ja siis kuskil kõige selle vahel ma peaksin ka kohvrit pakkima homseks. Nii et selline on plaan. Ma muidu mõtlesin, kas ma lähen randa või ei lähe, aga ma tean, et ma oleks nii kurb, kui ma üldse ei läheks. Nii et ma kas või natukeseks lähen. Kuidagi vedelda natukene tuli. Aga see on lemmikpasta, nii et so happy. Ma enda peol jõudsin ka reaalselt ühe kõige väiksema portsu maailmas süüa. Nii et ma nüüd naudin täiega. Oh my god, ma jõudsin koju, mul on lihtsalt nii palav. Ma võtsin külmikust külma Heavenly ja ma istun veits oma rõdul, mitte et siin jahedam oleks tegelikult kui toas. Aga kas siin on ju rant nagu? Ja minu arust see on tugevam kui enne. Mul oli enne need randid peaaegu juba ära kadunud Horvaatiast. Aga kas ma sain päikest? Juhu, siin on mu La Dolce Vita peojäägid. Ma ei ole jõudnud kõigega tegeleda. Igatahes ma veits istun, joon seda Heavenlyt, taastun natuke, siis ma lähen pessu ja siis ma tegelen tööasjadega. Ja siis ma panen ennast valmis, et minna Tavi üritusele, kui ma võtan Maariti endaga kaasa ja vaatab siis, kas ma jõuan seda kohvrit pakkida ennem üritust või peale üritust. Aga mul on vähemalt nimekiri telefonis juba tehtud asjadest, mis ma pean kaasa võtma. Välja arvatud ma ei ole mõelnud, mida nagu neljapäeval kanda, peakski vaatama ilma. Et me oleme ju 2 päeva seal. Ehk siis ma peaks selle peale mõtlema, aga muidu mul on nagu plaan paigas. No nii, ma sain oma koostööprojekti peaaegu tehtud. Ma hästi väike nipet-näpet on veel teha. Aga üldiselt võib endaga rahule jääda. Kohvri pakkimiseni ma muidugi jõudnud ei ole ja ma praegu soojendan endale toitu. Ma ennem seda üritust söön, et siis ei hakka nagu liialt palju mingeid suvalisi asju näksima. Ma ei tea, mulle tundub, et täna jälle kuidagi silmad on natukene
punakad siit. Ma juba nagu sain need korda. Ei ole neid enda arust nagu üle koormanud kuidagi siin. Aga no on, mis on, ma ei viitsi vinguda ka. Vähemalt mul on nagu mingisugused tooted, mis ma tean, et toimivad ja mul on tegelikult ju arsti poolt ka välja kirjutatud see mingi kreem. Võib-olla ma peakski selle ikkagi ära ostma, et siis nii kui midagi on, siis ma saan seda peale panna, sest ma praegu ei ole seda välja ostnud. Igatahes toimub siis täna õhtul mingisugune Tavi üritus Orangerie kohvikus. Nii et I'm excited, seal oli päris kindel siuke dress code ka antud ja mul on päris tore outfiti mõte isegi. Et mingi valged, kreemikad toonid ja siis puuviljatoonid. Seal olid mingi draakonivili, arbuus, virsik vist, midagi oli seal välja toodud. Nüüd olen ikka seda Fentit siin kasutanud. See on selles suhtes siuke kindel, et sellega ma võin nagu rahulikult uhada näos ja teda ei ole kunagi nagu liiga palju, et on selline nagu pehme tulemusega nii-öelda. Ma kogu aeg mõtlen, et ma tahan seda meigisahtlit koristada siin, aga ma lihtsalt ei jõua selleni. Kogu aeg on nii palju teha. Aga ma loodan, et alates järgmise nädala lõpust, kui on ka beach grind, või noh, et ongi nagu beach grindiga ma tahaks alustada oma puhkusega. Vähemalt 2-nädalase puhkusega, kus ma ei tee tööasju. Aga no vaatame. Ma endast annan parima, et see saaks juhtuda. Mul on teist päeva järjest sama probleem. Ja see probleem on tegelikult nagu hea probleem. Aga see on probleem. Ühesõnaga, mu see Project Skinny on hästi läinud. Sest ma olen alla võtnud ja noh, nüüd ma näen seda oma riiete pealt ja püksid lihtsalt ei istu enam samamoodi nagu need ennem istusid. Väga mitmed püksid siis noh istuvad madalamal. Ja nüüd ma tahtsin panna valged need Saara püksid, millega ma olin oma kirstordil üritusel. Aga ma näitan teile. Nüüd on see, et noh, ma panin siia oma selle minikontsaga varba vahe. Noh, tõesti, ega see konts ka ei ole kõrge, aga no, need on täiesti mööda maad. Et ma ei saa neid pükse panna. Ma ei tea nüüd, pean mõtlema, mis ma siis panen. No nii, ma siis lõpuks panin hoopis selle skorti. Ja päris tore outfit. Kuna väljas on soe, siis saab siukseid asju kanda. Ma ei tea, see on nii imelik niimoodi õue minna lihtsalt nagu. Ja naised on kõik ilusti dress code'is kinni pidanud, väga ilus vaadata. We have advanced line and baseline. Värskest millegist Tavist inspireeritud. Me kasutame seal pirsikut, me kasutame banaani, me kasutame arbuusi ja natuke piparmenti. Aga... No nii, Maarik, kuidas läheb? Tegelikult hästi, ma arvan, panen niimoodi tulbid. Täitsa kaunis ju. Ma arvan ka, natuke on need tulbid surnud. Olen koju jõudnud ja ma ei tea, kas mul kuidagi see sotsiaalne patarei oli veits tühi täna või ma ei tea. Igatahes ma kuidagi ei jaksanud väga palju suhelda. Aga muidu üritus oli tore. Issand jumal, kui ilus see toidulaud oli. Nii värviline ja nii palju puuvilju. Ja tegelikult, nagu te nägite, siis seal sai lillekimpu ka teha, aga ma ei teinud endale, sest et noh, ma lähen homme ju paariks päevaks poole. Ma mõtlesin, et noh, mis ma ikka hakkan siis tegema sellest lillekimpust, kui nad jäävad mulle siia koju ja ma ei saagi nautida neid lilli. Võt. Ja
sealt saime siis kingikarbi ka, kus ongi siis Tavi uued suvised tooted. See on siis arbuusilõhnaline dušikeel, siis virsikulõhnaline kehakreem ja draakonivilja lõhnaline see deodorant, kus peaks olema veel mingid igasuguseid häid aineid, et ka kohe peale shave'imist saad seda lasta ja see aitab nahal mingi paraneda ja igasuguseid häid asju. Vot, ja nüüd kell saab kohe 10 ja mul ongi vaja veel paar pisidetaili seoses selle koostööga ära teha ja siis mul on vaja kohver pakkida. Ja tegelikult tahakski 12 ikkagi magama saada, sest et ma arvan, et ma panen äratuse süke 6:45, et kell 8 peaks olema lennujaamas ja siis ongi juba openerile minek. Väga excited. Ja kes siin ei ole eelnevaid vloge võib-olla vaadanud, siis ma lähen koos oma jälgijaga Sigridiga lähme siis Open Air festivalile. Mina siin mõnda aega tagasi kurtsin, et tahan minna, pole kellegagi minna ja elu läkski nii, et nüüd mul on ikkagi võimalus minna ja mitte üksinda oma festivalile ei läheks ka nagu nii. Ja Sigridiga me saime siin vahepeal veel kokku ka ja selles osas mul ei ole nagu üldse mitte mingisugust, ma ei tea, hirmu või et võõraga lähen niimoodi. Mul ei ole nagu sükst tunnetki, et me oleks nagu täitsa võõrad või ma ei tea, me oleme siin suhelnud ka seoses festivali outfitidega ja voice saatnud videosid teinud, kõne teinud, et selles osas nagu mitte mingit muret ei ole. Ja üldse ei olegi mitte mingit muret. Okei, ainult võib-olla ilma osas on. Aga muus osas ma olen väga elevil ja meie lähmegi siis Open Airi esimeseks päevaks sinna. Ja ma olen tõesti väga-väga elevil ja kes on siin pikemat aega jälginud ja mäletab seda eelmist korda 2 aastat tagasi, kui me käisime Mariti, Kriti ja Simonaga, siis võib-olla mäletate, et tookord me läksime läbi Varssavi, ehk siis 2 lendu oli, aga seekord Wizz Air läheb otse Gdanski ja Gdanskist on siis süke pool tundi rongisõitu Gdyniasse, kus siis toimub see festival. Nii et jah, me hommikul asume teele ja tegelikult me jõuamegi juba enne lõunat kohale, lihtsalt Airbnb. Me saame alles kella 2 sinna, tegelikult muidu oleks kella 3, aga õnneks ma sain vähemalt tund aega varem räägitud selle värgi. Ja ega siis tulebki hakata sättima seal. Igatahes seda kõike juba homme, igal juhul täna on vaja veel kohver pakkida. Tere hommikust, käes on kolmapäev ja ongi aeg hakata lennujaama poole liikuma. Ma sain ikkagi eile kell 1 alles magama. Nii et und võib-olla ei saanud kõige rohkem. Kell on praegu 7:30. Aga töö on hea ja I'm excited! Nii, ma olen jõudnud lennujaama ja ma olen ühinenud oma reisiselliga, Sigridiga ja kohe varsti saamegi juba lennukile. Nii et see festival jõuab aina lähemale ja mis tunded valdavad sellised? Ja sellised täiesti elevil. Nagu crazy, et see aeg on läinud nagu korteri või tähendab sulle kirjutamisest siia tänase. Nagu niimoodi. Täiesti. Ja, väga äge. Nii et oleme mõlemad väga elevil. Nii, nüüd kui hakkame reaalselt maanduma, siis siin on sellist värvi pilved. Nii, me oleme kohale jõudnud. Väga pilvine on, nagu ma juba näitasin. Ja mõnus on see, et tegelikult siit Gdanski lennujaamast läheb ka rong kohe või siin ongi nagu rongijaam ka. Nii et siit me saame poole tunniga Gdyniasse. Praegu mõtlen, et huvitav, miks me 2 aastat tagasi tüdrukutega ei tulnud rongiga või ei läinud rongiga, siis et miks me auto võtsime. Ma ei tea.
sest et see tundub praegu nagu nii lihtne ja mugav. Aga meil on natukene rongini veel aega, aga õnneks mulle kirjutas just meie Airbnb host, et me saame juba 12:30 sisse, mis on super. Et siis muidu me juba mõtlesime, kuhu me kohvrid paneme ja nii edasi, aga siis saab ikkagi korterisse viia. No nii, me oleme kohal, sildid on väljas ja nüüd me leidsime mingi söögikoha, mis on avatud. No nii, minu peediraviolid ja krevetidega mustpasta. Jõudsime oma sellesse kortermajasse kohale. Teeme siis väikse tuuri. Siin on meil köögikene, väike söögilaud. Väga normaalse suurusega rõdu lausa. Vaade on siin teisele maja tornile. Siin meil on telekake. Ja siis magamistuba otse vaade staadionile. Siit saab ka rõdule. Siin on isegi peeglilaud. Kuule, siin me saame ju mõlemad, ma arvan, sättida isegi. No veits pime, aga... Nojah, valgus tuleb tagant. Ja, sealt saab rõdule. Ja siis siin on meil väga kena. Ma olen juba veitse. Meil on kodupood, siis suur kaubanduskeskus, kuhu me just oleme kohale jõudnud. Ja kui me siit ennem taksoga mööda sõitsime, siis ma nägin Sephora silti. Ja ma olin lihtsalt nagu nii elevil. Nii et nüüd me esimesena lähmegi Sephorasse. Mitte, et sealt midagi vaja oleks. Alati on. Aga no peab minema, kui see on kuskil, ma pean minema sinna. Ja siis käime toidupoes, võtame mingid snäkke, jooki. Ja siis koju tagasi me reaalselt kõndisime siia mingi 5 minutit. Nii et väga mugav ja mõnus. Nõusutasime neid Fenty body miste. See on niisugune nooruslik fruuti. See on vanilli. Ma olengi liiga nooruslik. Ja mis need on? Et see ka mingi uus asi või? Shake and play, aga nagu mis? Kõik on poole keeles midagi arvus. Ma arvan, et see on midagi. Põse. Jaa, põsele. Jah. Usso! Okei. No see ikka on, jah. Ossa. No pigmente on, ütleme niimoodi. Saame kõik põsed ära värvida ilusti. Panemaks natuke. Ja ta lõhneb nagu päiksekreem. Jaa, nüüd on jah. Me uusutame siin selliseid lõhnasid ja see kollane oli esmamuljel nagu banaan. Aga see ongi banaane, vaata. Ongi banaane, jah. Okei. Ja siis nüüd ta on natuke rohkem nagu päiksekreem, siis see oli nagu jogurtikummikomm täiesti. 100%. Täiesti. Vaata, miks see paber sööks? Issand, aga see on 100% lihtsalt see. Siis see oli mingi liiga piimane vanill, ma ei usu, et sulle see meeldib. Ja seda ma ei ole veel mõistnud. Siin on, neid on 3 rida. Mis asja, päris okay. Nii, me oleme jõudnud Kajali lõhnade juurde ja Pirni esmamuljed, mis on hea, värske, aga samas magus. See on nagu Düsessi limonak kunagi oli, aga mitte nii magus. Ta on nagu värske. Värske. Mulle meenutab nagu Heavenlit ka, seda Pirni Heavenlit. See on natuke parem. Ta on natuke magusam kui Heavenli, aga vähem magusam kui Düsess. Okei, jah, ma näeksin ennast ka nagu kostas. Hästi värske. Aga siin seda sidruni oma ei olegi, mis ma ostsin. Vaadake, see on 5 milliliitrine. See on kohe eriti tillukene. Siin on sooduka osakonnas niisugune 2 duo, kus ongi siis 5 milliliitrised. Sellised ostud. No nii, me oleme oma poeks käinud tagasi. Sigrid läks pessu. Ma hakkan tegema lokke. Meil tegelikult ei ole üldse nüüd nii palju aega. Meil on siuke 2 tundi ja natukene peale. Ja ma teen teile väikse hauli Sephorast. Ma ei ostnud mitte midagi.
mis on minust väga tubli. Aga no, ma alles hiljuti käisin ka Sephoras, nii et ma tõesti tundsin, et mul ei ole midagi vaja. Aga ma ostsin väikse mini juukselaki. Siis ma tahtsin mingit sädelust kehale ja ma ostsin siukse mingisuguse sädelussprei, kuldne sädelus. Ma arvan, et jääb nagu ilus nahaga. Ja kuna ma tunnen, et mu nahk on praegu kuiv ka, siis ma lihtsalt ostsin mingi suvalise kreemi. See on vist üldse kätekreem. Aga lihtsalt ma pean ennem nahka niisutama, kui ma mingi sädeluse sinna peale panen. Ja siin oli mega normaalse hinnaga nagu alla 10 euri. 11 Australia I Want Body Texture Spray. See on nagu nii tore toode. Ja tänaseks ka võib-olla natukene nagu juice'i juurde juustele. Ja ega siin rohkem ei olegi. Kallasin endale just Red Bulli, kuna see oli soojas, siis ma panin jääga klaasi. Ja lokitangid on sees, tulevad lainelokid. Issand, miks see Red Bull nii gaasitu on? Kuidagi nagu väga vähe gaasi. Okay. Aga ma alustan juustest ja siis hakkan meiki tegema ja siis teeme kokteilid. Ma arvan meigi tegemise ajaks endale. Suht lost oli järsku seal poes olla, nagu et mingi mida ma üldse nagu... Mis oleks mingi hea kokteil, mida teha, mille jaoks sul ei ole mingit miljonit asja vaja. Ja siis lasin chatil soovitada meie lemmikkokteilide põhjal. Ja siis me ostsime passioni likööri, viina ja siis limonaadi ja sidrunit. Et tundub nagu siukene täitsa hea kombo, eks siis ole näha. Natuke ostsime mingit snäkki ka, seda ma võin teile pärast näidata, ega midagi väga erilist ei ostnud, et ei oska seal poes nagu järsku midagi tahtagi. Õhud olid ka ikkagi lõunast nagu täis söödud ja eks seal festivali alal muidugi ju nagu saab ka süüa. No nii, lokid on tehtud ja ma mõtlesin, et ma proovin siis seda kokteilivärki. No nii, alustame ikkagi jääst. Nii, lisame kangemat kraami. Kusjuures see passioni liköör on enamustes Pornstar Martini retseptides ja mina ei ole seda kunagi varem ostnud. Seda müüakse meil Eestis ka. Aga ma olen jah teistmoodi retsepti järgi teinud, aga täna siis läheb meil see kasutusse. See on siukest värvi. Roosa. Ega ma ei tea. Kui palju seda panema. Winging it. Ja peale on meil selline limonaad. Ma maitsen ära, et kas kõrvab. Täitsa nagu parajalt tundub nagu. No nii, palun. See on kiusad väike. Nagu päris. Nagu päris, jah. Aga ütle, kui sa tahad midagi juurde, siis ma panen. On normaalne täitsa ju. Natuke liiga normaalne, pärast on ohtlik. Tegelikult enne, kui me hakkame jooma, siis tuleb need ära võtta, nii et enne joomist võtame siis need sisse. See on ikkagi targalt tarbimine. Jah. On ju. Ei ole siin midagi. No tuleb ikkagi mõistlikult läheneda asja. Just. Nii, see ei tohiks halb olla. Cheers. Ma ei ole üldse halb. Joo, see oli väga hea ju. Joo veel 2. Tõesti. Teed siis. Ja mis ma kindlasti tahtsin siin vlogis ära mainida on see, et Sigridil on ka oma YouTube'i kanal ja ta vlogis tervet seda meie reisi ka veel põhjalikumalt kui mina, nii et kindlasti mine viska pilk peale tema kanalina, ma panen selle ekraanile ja descriptionisse, et ma usun, et tal tuleb isegi veel pikem vlog või isegi 2 osas vlog. No nii, meil on siin üsna kiireks läinud, nii et meik on vahepeal valmis saanud.
liblikad on juustesse saanud, väiksed kivikesed juustesse ja vaata, kas ma saan teile siin outfitiga näidata, loodame, et kõik ei kuku. Ühesõnaga, mul on seesama seelik, millega ma käisin Beachgrindil. Siit praegu ei näe väga hästi, aga pärast saan teile ilmselt paremini näidata. 2 vööd on peal, mulinad küljes, panin kivikesed, liblikakesed ja siia näkku saaks tegelikult neid kivikesi veel ja veel panna, aga lihtsalt see võtab nii palju aega ja aega meil enam ei ole. Nii et tuleb põhimõtteliselt hakata liikuma. Me saime bussi peale, aga rahvas muidu liigub ja me tulime välja tund aega hiljem, kui me tegelikult tahtsime kodust välja tulla. Ja sest meil oli vaja tantsida ja punuda. Nii et nüüd meil on vaja lihtsalt kohale jõuda, pildid teha, wristbandid saada. Now let's do it for real. Say Okay. What about all you? Suundume pilti tegema siia palmide juurde. Leidsime paari. Yeah, you look like a Sarah. Oh yes! You look great! Ma olen Saaraga peol. Tuleb nii välja, jah? Siin on lausa mitu inimest. Jah. Ma olin Essa. Ma ütlen, ma olen Saaraga peol reaalselt. You can go ahead. Otsime hetkel süüa, vaatame siin mingisugust pelmeeni kohta, siin on erinevaid puitkasid muidugi, aga see on praegu kõige palju lubavam. Siin on meie pelmeenikesed, hapukord muidugi ei ole, nii et ma ei tea sojaga kuidas on, aga eks kõht on tühi, nii et tuleb süüa. Käes on neljapäev ja ma olen üllatavalt värske, mis on väga tore. Aga ega muidugi me tegime oma põhilised joogid enne festivali. Festivali ajal võtsime minu arust ainult 1 kokteilid. Seal küll seekord oli rohkem neid paare kui 2 aastat tagasi, kui me tüdrukutega käisime. Aga ikkagi omajagu pikad järjekorrad ja kuidagi lõpuks ma ei tea, ei isutanud enam need joogid ka, mis seal pakuti. Nii et selles suhtes on väga tore. Ja nüüd me vaikselt setime ennast päevaks valmis. Ma tegelikult ei tea täpselt, mida me teeme, aga esimene peatus on brunchi koht, mille ma leidsin TikTokist. Või tegelikult see on vist mingi bakery, aga nad pakuvad nagu selliseid hommikusöögi mingeid variante. Ja tundus nagu väga njämma. Ja eilsest muljed. Mul on nii kahju, et mul see telefonikaamera nagu, ta ei ole enam päris see ja eriti need pimedas tehtud klipid, need kindlasti nagu, ei ole kõige paremad.
aga ma arvan, et ikkagi mingisugust vibe'i ma sain edasi anda, samas ma üritasin ka nautida, nii et noh, super palju materjali ei ole eilsest ja ma tahtsin ka TikTok'i teha eilsest päevast ja ma mõtlesin, ma teen TikTok'i äpis ja siis mul on hiljem lihtsam nagu seal monteerida. Ja kõik see materjal kustus ära. Seda ei ole, ainult esimene klipp on. Noh, eks ma ise jätsin selle äpi kuskil taustal nagu käima ja ei pannud seda save draft, nii et selles suhtes eks see on nagu minu viga, aga meil oli siin nii kiire, siis ma lihtsalt nagu ei jõudnud mõelda selle peale, nii et noh, seda materjali ei ole. Aga muidu festival oli nagu mega, aga noh, ilmselt oleks ikkagi parem 2 päevaks tulla, sest selle ühe õhtuks ei jõua lihtsalt nagu kõike seda sisse võtta, mis seal on. Et noh, tegelikult eile olidki nagu järjest pealaval kõik väga head esinejad ka ja seal vahepeal ei olnud nagu väga palju aega, et avastada seal ala peal ringi. Et seal on ju ka igasuguseid nagu, ma ei tea, meelelahutus telke ja asju, mis seal on, mingid väljapanekud brändide poolt ja nii edasi. Ja siis lõpuks, kui tahtsime sinna mingi Barbi majasse minna, kellel mingi 12, siis nad ütlesid, et see on juba kinni. Kuigi tegelikult festivaliala on minu arust kella 4 isegi avatud, aga noh, igatahes need mingid atraktsioonid läksid siis juba varem kinni. Aga Saara oli väga tore, kuigi isegi vist keegi ütles ka, et sa näed rohkem Saara välja kui Saara ise ja Sigrid ütles ka, et võib-olla tal see outfit ei olnud nagu nii bänger eile. Aga noh, selles suhtes ta on väga andekas, ilus ja äge nagunii, ükskõik mis tal seljas on või mis iganes. Nii et see oli lahe ja no Take6 oli väga vibes ja nad pole 8 aastat ühtegi kontserti andnud, nii et selle võrra see oli ka kindlasti veel erilisem. Ja Florence and the Machine'i me ei jäänud väga kauaks kuulama, sest et me tahtsime enne suuri rahvamasse ära minna ja me nagu kumbki ei ole mingid suured fännid ka, et noh, väga ilus hääl ja ka nagu super esinemine ka eile, noh nii palju kui me nägime, aga lihtsalt jah, pole võib-olla päris meie muusika, nii et siis liikusime kodu poole, saime jälle selle festivali bussiga linna ja siis linnast võtsime takso, see taksojuht, ta ei leidnud meid üles, me ei leidnud teda üles, it was a hassle, aga lõpuks koju me jõudsime. Ja overall ma olen nagu väga rahul. Aga ma võib-olla tahaks veel Siiritiga ka koos natukene emotsioone jagada. Nii, seal see Pokuusa Bakery on. Tundub trendy. Oh my god, siin on nii head valikud, igasugused toast variandid sourdough'ga. Ja siin on litchi matcha lemoneid, mille ma ilmselt võtan. Igatahes valikut on. Siis kui päike kütab ja on vaja midagi pähe panna. Ja just. Me tellisime toidud ära, ma ei teagi nüüd palju sellest möödas on. Sa vaadata, kas kell raha maha läks? Äkki ikka 20 minutit ikka on, no igatahes öeldi ka, et 30-40 minutit on ootaeg päris jõhker. Ja ta ütles joogiga läheb umbes 20 minutit, nii et ma ei tea, jooke pole tulnud. No ei ole hea, ma tegelikult võtsingi limonaadi, kuidas selle veel see kaua, ma ei tea. See võtubki matšat või? Matša limonaadi, see litchi matša asi. Punase virsiku matša. See tundub väga huvitav. Peame maitsma. Siuke värskendav. Matcha limonaad. Ma peaksin seda segama ikka, on ju? Ja. See näeb ikka väga ilus. Väga ilus, jah. Eelistaks kõrrest juba. Ja. Jaa. Ma võin seda virsiku üldse. Ma tõesti ei tunne. Aga väga mõnus. No kaerapiim on see, mis teeb ta mõnusaks. Ja siin on mingi asi oli veel, mingi vahukooreki. Jah, no see on lihtsalt nagu matcha latte, aga väga mõnus kreemine, väga hea maitsega. Thank you! Oi, kui palju juustu. Tulime kaltsukasse vaatama.
õues hakkas päike nii kütma. Nii, me oleme jõudnud rongijaama ja lähme Gdanski. Nüüd vaatame, mis hinnad me siit saame. Nii, läks 2 inglise keelt, palun. Saime piletid ostetud. Siin see meie rongikene on. 3.50 pilet. Väga mõnus, need lähevad väga tihti ka, nii et siis vaatame, millal on tunne, et võiks tagasi liikuda. Ei tea, kuidas ma siit nüüd. Väga hea. On küll mustustane. Vaadake, kui toredad klaasid ja pokaalid. Oi, kui nõnnukas. No, kõik joogid maitses. Vesi maitses ka poole paremini. Oi, äge. Tõesti väga ilus keskus. Ja me nüüd silmasime Sephorat seal kaugel. See, mille jaoks me siia tulime, kuigi me veetsime just nagu mingi pool tundi vähemalt Stradivariuses shopates. Ja pärast näitame oma oste ka. Aga jah, praegu siis lähme Sigridile Tarte Shape Tape'i ostma. Bath and Body Works. No nii, on shopatud, on söödud, on natuke jalutatud ja nüüd on aeg rongi peale minna, kell on 8:30 või? Kell on 8:30 läbinud, jah. Nüüd on aeg minna tagasi Diniasse ja tegelikult äratuseni on meil aega praeguse hetkega 7,5 tundi. Et noh, jah. On nii siis on, aga meil on väga tore päev olnud ja me muljatamiseni ei ole ikka veel jõudnud, aga ma arvan, siis kui koju jõuame, siis saame muljeid jagada. Me olime vale rongi peal just ja nüüd me ei tea, kuhu minema peab, me ei saa nagu millegipärast praegu üldse aru. Me ostsime pilet ära ja me tegelikult sõitsime õiges suunas, ehk siis ma ei saa aru, kuhu see rong siis üldse läheb. Kas me ei oleks võinud seal edasi olla, ma ei saa sellest aru, et äkki... Aga äkki seal on mingisugune, kus ta saab mingile muu rajale siis minna või? Või kuhu see siis läks üldse? Ma ei tea. Ma ei tea, aga igal juhul me proovime leida mingi infoallika. No nii, oleme rongi peal, loodame, et jõuame peal. Sigrid tegi meile täna õhtused kokteilid, mis on tegelikult jää, sidrun ja Osho. On Osho või? Oshe, jah. Oshe. Vitamiinivesi. No, vitamiinivesi, et turgutada meid. No nii. Esimesena me käisime TK Maxis, on ju? Jaa. Ma ei tea, kas sa saalt ostsid midagi? Jaa. Mina ostsin sealt sellised Steve Maddeni prillid. No niisugused olid ju eelmine aasta hullult popid. Aga minul ei olnud sellised, aga need on tegelikult sellised suht nagu klassikalised, sobivad kõigega ja kuidagi need sobisid mulle, nii et... Ma ei tea, see kuulid ka nagu kõik mulle väga meeldisid. Nii et siis ma võtsin need ja need olid ainult mingi 20 €, midagi sellist, nii et väga normaalne hind. Ja mina sama raha eest ostsin endale bluusi, 100% linane, väga ilus, seljas oli ka väga nunju. Ja tagapool on siis need nööbikesed. Just. Ja eest on ta selline. Ja no värv on täiesti sulle. Täitsa minu värv on ja. Tegelikult ühte siilikut proovisin ka, mis tundus puu peal hästi tore. Ja nagu tundus, et sobib selle bluusiga nii hästi, aga seljas ei olnudki. Ei olnud jah, see kuidagi pläsa oli. Kust me sealt edasi liikusime? No siis me vist sattusime Stradivariusesse shoppama täiesti juhuslikult. Üldse plaanis ei olnud, aga ma nägin kaugelt ühte väga ilusat tagi. Sädelev teksa tagi proovisin, aga seal olid ainult eelsuurused alles. Nii et need olid natuke suured. Teen oma prillid puhtuks.
ma ei näe mitte midagi. Siis mina sain siukse... vaata. Sama värvi, mis Tegelikult ei ole see materjal. Okei. See materjal on tegelikult tunduvalt mõnusam, ta on paksem. Siuke raske. No väga ilus. No ilus jälle kala. Kullane on, ma ei tea, mulle tundub, et on äkki sobib mulle. Ja siis enne väljaminekut ma leidsin püksid ja need on, no ma pean korra püsti tõusma. Oota, kas sa nüüd oled neid proovinud või? Ei ole. Pruuni värvi. Me mõtlesime, et äkki ikka läheb. No need on ikka päris suured püksid. Need on siuksed laiad, väga mõnusad lohvad ja mõnus materjal. Hästi mõnus. Ka siuke raske. Pehme. Ja hästi pehme, jah. Jah, soodukaga olid need. Ma ei tea, mis see hind täpselt küll, aga need olid minust mingi 13 € või midagi. Midagi siukest, jah, sest pluuspüksid ja siis need mõlemad ostsime. Rossid ostsime. Pinnid. Kuldsega ja siis valge ja kuldsega siuke lill. Just, mul läks kokku mingi 32 €. Mina ostsin, tegelikult ma tellisin endale ka Zalandost. Täna just jõudis see pakk nüüd kohale küll, aga tellisin sealt ka sellise, ma ei tea, murumütsi. Sul on visioon. Aga mul on jah, Beach Grandi jaoks on visioon ja see sobitub sinna nagu ideaalselt. Ja ma mõtlesin, et ma ostan ikkagi selle ära, kuna seda ma sain ju proovida, et ma ei tea, kuidas see Zalando oma nagu mulle pähe istub. Ja mulle meeldisid siin need toredad nagu litrid, mis siit küljest tulevad. Päris siuke äge, midagi teistmoodi. Ja jah, need samad brossid võtsin. Need olid väga, need olid mega soodukaga. Ma arvan, et olid mingi 5 € äkki kokku. Nagu isegi tegelikult vähem 4 peaks vist olema. Ja igatahes lõpuks siis me jõudsime sinna Sephorasse, kuhu me pidime minema. Tegelikult ma ju jah, sellepärast ainult sinna keskusesse läksimegi. Et leida Sephora, sellepärast et eile me käisime ka ja siis mul jäi väga kummitama see Tarte Shape Tape Creamy. See on nagu niisutavam ja ta on heledam. Sest see, mis mul kodus on, see on natukene kahjuks liiga tume ja siis ma ikkagi mõtlesin, et tead, millal ma satun, ma ei satu Eestis, ei saa nüüd seda osta ja siis äkki ma saan tagasi selle meigi nagu võlu. Ja ma arvan, et nüüd, kui mul on 2 väga toodet. Ja mina influentsisin, et osta see Huda Beauty tolpuuder, kuna sa ütlesid, et tolpuudrit sul ei ole. Ja mina kasutan seda Huda oma ju igapäevaselt ja teate, mul on see 2 erinevas toonis isegi. Et siis ma ütlesin, et see on hea ja seda saab ju saigi mini suuruses osta. Muidugi lõpuks need 2 asja läksid ikkagi nii palju maksma, et mul oli raske uskuda, ma pidin kohe mitu korda nagu selle konverteerima selle summa, et kas tõesti ja nagu kuidas. Et see tuleb välja, et see mini suuruses puuder ikkagi maksab ka palju. Jah, need 2 asja kokku olid 60 €. Aga no tõesti, seda sa ei määri ju tervet nägu kokku. Seda Tarte Shape Tape'i jagub väga pikaks ajaks, sest seda läheb nii väike törts vaja korraga. Et selles suhtes see on nagu väärt, see oli 33 €, ehk siis see pidi olema siis 27 või? Jah. No see on natuke palju selle minipuudri eest, aga no okei. Vahet ei ole. Aga sellest jagub ka tegelikult pikaks. No mul eelmine puuder, mis mul nüüd otsa sai, ma arvan, et see oli 5 aastat vana. Ja see sai otsa. Ehk siis, ja see oli mingisugune Essence'i või mingi täitsa siuke suvakas. Ja ühesõnaga, et kui mul on nagu päriselt, mul oli päriselt näppu otsa palju, et kui mul on päriselt head tooted ka, mis teevad oma tööd ilma, et see tulemus jääb ka nagu hea, sest eile ma jäin näiteks väga rahule oma meigiga. Et ma ei tundnud ennast 50-selt. Vahest meik teeb seda. Nojah, et tooted peavad olema õiged, seepärast, et nii kui nad on valed, siis sul ongi imelik tunne, sa ei tunne ennast ise endana, võib-olla teeb veel vanemaks on ju. Ja ikkagi ma olen 30+ juba, nagu paratamatult on juba kuivem ja nagu vananev, siis see on normaalne. Ja ma olin eile küll väga uhke enda üle, et ma sealt Sephorast midagi ei ostnud, aga siis täna ma ikkagi, mul ikka kripeldab see Tarte Shape Tape, et mul on ta väga heledas toonis endal praegu ja see ka varsti hakkab otsa saama.
ja kuigi mul on ju neid peitekreeme nii palju, aga see Tarte Shape Tape on ikkagi mul kõige südamelähedasem ja see meeldib mulle tõesti kõige rohkem, siis ma nüüd võtsin selle toonis Light Medium Sand, et on nagu praeguseks ajaks sobib mulle hästi, ma olen praegu siuke väga jumekas ja ma ikkagi võtsin selle ära. Ja ta katab tõesti nagu nii hästi, et seda kulub ülivähe. Tõesti. Ma ei tea, kui kaua mul see eelmine isegi vastu pidas. No vot, sellega sai meie haul otsa ja ega meil ongi nüüd varsti magama minek, asjad on pakitud ja varakult peab liikuma juba kell 5 peame olema lennujaamas. Tere hommikust! Me jäime lennust maha ja nüüd me kaalume oma variante, et siit Gdanskist läheb alles ülehomme järgmine Wizzairi lend ja tänane lend maksab üle 200 €, kui minna Finneriga. Ja on variant minna rongiga Varssavisse ja sealt läheb täna õhtul lend Tallinnasse. Või siis meil on variant, et me oleme ülehomseni siin ja see ülehomne pilet, lennupilet on 60 €, ööbimisse saaks ka, ühesõnaga nagu suht sama raha eest saaks siia jääda versus täna õhtul minna. Mõtleme, mida teha. Seda mõtleme ka, et oma soovidega tuleb ettevaatlik olla, et täna veel rääkisime, et vabalt võiks mingi päev, 2 veel olla, et nii tore on olnud ja no vot, jah. Nüüd siin me oleme, aga ma ostsin ära meile ikkagi tänaseks õhtuks Varssavist piletid otselennuga Tallinnasse. Kell 7 läheb see lend, nii et praegu meil on vaja siis siit Gdanskist saada Varssavisse. Rongiga peaks saama, aga ennekõike meil on vaja lennujaamast saada siis Gdanski kesklinna ja sealt rongijaamast edasi vaadata. See mahajäämine oli niisugune enda lollus. Tegelikult nagu olime õigel ajal kohal ja lihtsalt me ei olnud õigel ajal gate'is. Nii et nende asjadega tuleb olla tähelepanelik, hoolas ja pigem ettevaatlik, kui et liiga laadna. Nii, ma ei tea tegelikult, mis minu viimane update üldse oli selles osas, et mis täna toimub. Igatahes oleme me Gdynias ja saime siit rongipileti Varssavisse esimesse klassi, sest et muid pileteid ei olnud. Tunni pärast läheb see rong, aga me mõtlesime, et me siis räägime oma reisi muljed ära, festivali muljed ja üldse siis kogu selle väikse reisi muljed. Just. Ma tunnen ka, et see suurem ärevus või selline raskustunne on siit südamelt läinud tänu kogu sellele olukorrale, mis täna juhtunud on. Ja mul on hea meel, et me saame siin nagu koos olla, et ei peaks üksinda olema selles olukorras. Aga festivali muljed, see sai liiga ruttu läbi. Ja ma ütlen, see oli nagu mingi fever dream, kui ma sellele praegu mõtlen, see tundub nagu selline, mingi, see nagu oli hetkeks kuuvarjutus, mis lihtsalt nagu läks niimoodi mööda. Et hästi kiiresti läks mööda, aga väga tore oli. Megatore, nagu megatore ja korra nagu mõtlesin, et oleks võinud natuke varem minna ikkagi, aga meil oli nagu omavahel ka nii tore seal, et ikkagi nagu hea meel, et läksime täpselt nii, nagu me läksime. Lõppude lõpuks on hea meel, jah. Ja esinejad olid megad. Super. Florence'i oleks tahtnud natuke tegelikult kauem vaadata, sellest sa vist rääkisid ka. Et aga lihtsalt jah, et vältida sellist suurt rahvavoogu, siis pidime varem ära tulema. Aga mis tegi selle festivali elamuse natuke veel ägedamaks minu meelest oli see, et me kohtusime 2 tüdrukuga Norrast ja saime nendega nagu jutustada ja lihtsalt festivalist rääkida ja see nagu andis natuke juurde sellele kogu elamusele, et ikkagi mingisugune inimkontakt on ka loodud ja mingid uued tutvused on ju. Jaa, see oli väga lahe. Et võib-olla ongi, nagu ma ka enne mainisin, et lihtsalt kahju, et ei jõudnud seal alal nagu rohkem ringi vaadata ja nautida, et selles suhtes üheks päevaks minemine on nagu
siuke rohkem kiirustamist ja selline, et sa ei jõua seda kõike nagu täiega sisse võtta endasse. No jah, kui me oleksime ise liikunud veidi võib-olla kiiremas tempos, poes käies näiteks, et siis me oleksime jõudnud varem, et seal nagu natuke rohkem avastada. Aga noh, ma ütlen, et ma ei muudaks ikkagi sellest päevas lõppkokkuvõttes mitte midagi. Ülitore oli, kes tahab ikkagi võrdlemisi lähedal Eestile mingisugust sellist suurt festivali kogemust. See on minu arust kõige lähem, mis meil on üldse selliste nimedega festival, nii et siis me ikkagi seda soovitame. Ja ta on nagu hästi korraldatud ka korraldusliku poole pealt. Seda ma mäletan ka eelmisest korrast, et näiteks vetsud, seal on kogu aeg keegi, kes puhastab neid, et kui ma käisin ka, nagu ei olnud mingi kui õudne, must ei olnud et midagi. Ja paberit oli ja nagu... Ja võtame hetke, et öelda, et see paber oli nagu kuninglik paber. See oli. Ma arvan, et see oli mingi viiekihiline reaalselt. See oli väga korralik paber. Korralik, seal oli veel mingi trükis pressitud sisse, versus meil korteris oli ühekihiline. Et see oli nagu... Et väga korralik, tõesti väga korralik telkimisala, kes tahaks nagu tulla seltskonnaga telkida seal, siis telkimisala oli ikkagi sellest festivalialast natukene eemal ja täiesti meie oligi, et me tahtsime ikkagi nagu sättida ja seal ma ei ole oma elus seal kohas, kus ma enam läheks telgiga festivalile, aga see on võimalus ka. Aga see on võimalus ja see oli täiesti nagu ka, seal olid nagu valve oli selle aedadega piiratud, et kõik oli nagu ja kõik see, et need bussid liiguvad sealt. Ja kogu aeg saab tasuta liikuda nagu kesklinnast sinna festivalialale. Noh, kõndimist on palju, sellega peab arvestama. Et juba, et jõuda ala ise on nii suur juba. Ja siis... Ja no, ma tõenäoliselt olen juba kuskil seda öelnud. Aga mul oli au käia Saaraga peol lihtsalt, see oli nii lahe. Kui palju nagu tähelepanu Kaisa sai, see oli... Seda ma ei mäletagi, kas ma ütlesin, aga tõesti nagu palju komplimente tuli. Inimesed tulid ütlema ja rääkima ja see oli armas. Just. Ja seal, kes kunagi plaanid tulla või kes plaani vahet ei ole, aga väga nagu mina soovitaksin üle võlli panna. Sellepärast, et poolakad ise käivad seal T-särkide plätude. Nad ei pane rõhku sellele üldse. Ja eile siis magasime kaua, võtsime hommiku rahulikult, käisime siin siis söömas on ju Gdinias ja siis läksime edasi Gdanski ja Gdanskiga mul on selline tunne, et ma nagu tegelikult tahaks millalgi täitsa nagu võtta nädalavahetused sinna lihtsalt minna ja nagu ringi vaadata ja seal olla, et tegelikult suvel ma arvan väga mõnus. Ja, meil oli ka peaaegu suvi ja väga mõnus oli tõesti. Lihtsalt jalad olid natukene väsinud juba, et... Jah, ja no mina muidugi tegin kõige nagu lollimad valikud üldse selles suhtes, et ma tulin nagu plätudega reisile. No, ma ei tea. Kuidagi ma arvasin, et meil ei ole väga palju seda jalgadel olemist, välja arvatud festivali alal. Ja nüüd ma kannatan, sest et mu jala tallad valutavad, ma ei tea. Ma ei ole tulnud sellist asja. See on... Tulitab siis või? Ei, nagu peaaegu krampi saaks jalakaud. Nagu selline tunne on. Ja pikki pükse sul ka. Ja pikki pükse. Ma ei tea, ma tulin nagu mingi suurte. Ja siis täna selles suhtes nagu enda lollused ikkagi jäime maha. Aga nii hea õpetanud. Nagu nii hea õpetanud lihtsalt täiega vastu näppe saada selle eest, et tuleb olla kogu aeg valvas. Hoolas, tähelepanelik. Nii on lihtsalt ilmselgelt oma sellise lolluse tõttu mitte kunagi enam lennukast maha ei jää. Lihtsalt. Ja samas on tore, nüüd meil on kogemus. Me oleme jõudnud Varssavisse ja see rongisõit läks üllatavalt kiiresti isegi. Keskuses ma olen ju käinud, tulime just rongijaamast veel või vist on metroo või rongijaam, ma ei teagi. Igatahes. Mu aku saab kohe tühjaks, aga me juba jõudsime oma boarding passid ette näidata, bussi peale istuda, et meid viidaks lennukile ja siis tuldi ütlema, et lennukil on mingisugune tehniline probleem ja et minge tagasi lennujaama. Ma olen ikka siin. See päev ei saagi otsa. See päev ei saa lihtsalt läbi ja ma ei tea, nagu hakkab väga naljakas. No nii, ma ei lõpetanudki seda vlogi, sest et ma olin lihtsalt nii done selle päevaga, aga lõppude lõpuks
üle 3 tunni hiljem ikkagi meie lend kodu poole väljus, me jõudsime ilusti koju ja esitasime selle mingi lennuabi.ee-st selle nõude ka, nii et loodetavasti saame mingisugust raha tagasi. Et ühesõnaga lõpp hea, kõik hea ja kokkuvõttes on ikkagi positiivsed emotsioonid ja suur aitäh, et sa kaasa elasid. Ja ma tundsin, et ma ikkagi pole mõnda aega teile ka midagi andnud ja tahaksin kuidagi teid ka tänada, et te ikka siin minuga olete iganädalaselt ja suuresti ju tänu teile, kes te mu sisu tarbite, ma üldse saan elus mingeid väga lahedaid asju kogeda ja teha. Nii et ma mõtlesin, et ma ühele teist kingiksin selle Tavi PR-paki, mille ma sain. Kiusatus küll oli see pakk endale jätta, sest et nad tunduvad tõesti nagu nii head asjad, aga mul on tegelikult tooteid küll ja veel, nii et mul ei ole seda vaja. No nii, selline näeb ta välja. Issand, see juba lõhnab siit nii hästi. Siin ongi siis, nagu ma ka vlogi alguse poole mainisin, draakonivilja selline deodorant. Siis selline suur arbuusilõhnaline dušikeel, see on tõesti nagu väga arbuusise lõhnaga. Nii et ma kujutan ette, et kellele arbuus meeldib, siis vau, see meeldib sulle väga. Ja siis selline, miks ma arvasin, et see on kehakreem? See on tegelikult ka shower gel. Võib-olla sellepärast, et siin on kirjas lotion soft skin. Igatahes see rebalancing peach asi on ka siis dušikeel. Nii et selline pakikene siis läheb ühele teist. Reeglid täpselt samad nagu alati. Jäta alla kommentaar, ükskõik mis kommentaar. Võimalusel lisa sinna ka enda Instagrami kasutaja. Kui ei ole Instat, saame ka hakkama ja ole subscribed, vaata üle, et sa oleksid seda nupukest ikkagi vajutanud. Ja siis ma kuskil nädala jooksul üritan siis võitja välja loosida ja siis panen paki teile. Nii et suur aitäh, et sa oled minuga ja suvel ma tean alati vaatamised ka langevad, kõik elavad oma elu. Nii et seda enam, kui sa ikkagi loovutad oma aega mulle ja tuled pühapäeviti või tegelikult ükskõik mis päeval siia mind vaatama, siis see tähendab mulle väga palju. Ja suur aitäh, et vaatasid. Näeme järgmises vlogis. Tšau!